Et tuli südamesse jagada ühte unenägu, mida ma nägin aastal 21. Ma olen seda ühes koguduses ühe korra jaganud juba. See oli selline 3-faasiline uni ja kui ma seda nägin, siis see nii puudutas mind, et ma kohe jagasin. Aga tänaseks nüüd tagantjärgi on 2 osa sellest unenäost juba nagu 2 faasi nagu täitunud täpselt nii, nagu seal unes oli. Nii et see lõpp on veel siis tulemas. Et katsuge läbi, mis te siis arvate. Aga ta tegelikult on paljuski võib-olla isiklik, aga see, kuidas jälle see uni algas, oli jälle selline globaalne, et mitte nii isiklikum. Et kõigepealt siis uni algas sellega, et ma nägin ühte oma tuttavat sugulast, kes tuli minu juurde ja ütles mulle ühe lause, et see tuli, mis tuli alla 2014, tuleb taas. Ja siis järsku ma nägin niisugust pilti, kus sõjamehed püssidega jooksevad ringi. Ja minul ei öelnud see mitte midagi seal unenäos ka. Ja nagu me teame, et hakkaski, eks ole, aasta hiljem see Ukraina sõda. Isegi mina ei teadnud, et see esimest korda tuli 2014, et ma polnud sellega kursis. Ja siis tuli teine faas sellest unenäost. See oli selliselt, et ma olin siin kodus ja järsku marsib uksest sisse üks naisterahvas ja näitab mulle telefonis midagi, näitab ühte vana pilti minust, kus ma istun oma eelmises autos, mis meil oli siin. Ja nagu niimoodi süüdistab mind. Ja ma ei saa nagu üldse aru, millest ta mind süüdistab, et mis on see süü ja ma ei saa aru ja ma lihtsalt kehitan niimoodi õlgu. Ja siis ta läheb uksest välja. Ja siis mõne pärast tuleb järgmine meesterahvas, samamoodi astub lihtsalt uksest sisse ja ka nagu midagi tahaks nagu öelda, nagu natuke kergemas variandis siis nagu süüdistab. Aga see oli paljuski leebem ja ei olnud nagu midagi tõsist. Ja mina jällegi seal unenäos teen lihtsalt niimoodi, kehitan õlgu ja ma ei saa nagu aru. Ja see meesterahvas läheb ka välja ja siis tuleb 3. meesterahvas. Aga see oli päris hirmus, et selle mehel ei olnud nägu. Ja ma nagu nii ehmatasin ära, ma sain nagu nii, et mis asja, et astub sisse ja nägu ei ole. Ja tema ütleb mulle, et vaat sa oled nii ja nii mõelnud nendest inimestest. Ja siis ma sain kohe aru, jah, tõesti ma olen. Ja kohe ma parandasin meelt. Ja seejärel mind tõmmati ülesse taevasse. Ja see taevasse minek oli muidugi veel selline väga, väga eriline, et see, et lund, ma nägin kuidagi, et nagu lund sadas mu peal, aga mul polnud üldse külm ja ma olin nagu nii vaimustuses, et ma lähengi nüüd sinna üles ja augi kiht. Ja siis samal ajal mulle hakati näitama nagu tervet ajalugu, mis on kõik kuni maailma algusest alates toimunud. See sündmus, need tulid nagu niimoodi piltidena, nagu filmina, hästi ilusad pildid ja kõik nagu mõnes mõttes ka nagu põhjused ja tagajärg ja põhjused ja siis ma olin seal, oi jumal, see on nii äge, aga mul ei jää midagi meelde. Mul tuli kohe mingi ajalootund, et see ei olnud kooli ajal ka mul üks lemmikuid ja siis kohe lõpetati ära. Tagantjärgi ma olen mõelnud, miks ma nagu pidin nii ütlema, et võib-olla oleks veel näidatud, et mis seal tuleb, aga siis see lõigati läbi ja siis ma olin otse taevas. Ja taevas oli nii kihvt ja esimene, mida ma seal nägin, oli üks väike 5-aastane tüdruk. Ma vaatasin, mis ta seal toimetab, niimoodi mängis mõnusasti ja siis ta niimoodi muuseas teeb omi asju ja hakkab muga rääkima, et sinu tütar on ka siin, et kas sa tahad teda näha? Siis mõtlesin, jah, et ma sain kohe aru, et mul on tegelikult üks raseduse katkemine kunagi olnud, et ma tahaks teda näha küll ja ma viin su tema juurde, et ta on ühes kohas ja ta nimetas seda nimega, et see on nagu selline koht, kus lapsed on, need lapsed, kes on siis katkestatud või on nagu enne väga varakult surnud, kus nad siis ootavad oma vanemaid. Et see ei olnud nagu lastekodu, vaid üks paik laste jaoks.
ja siis, ma viin su sinna, mõtlesin, vau, vägev on ju, ja siis ma lähen selle tüdrukuga niimoodi koos ja ta teeb mulle siis natuke nagu ekskursiooni ka seal taevas ja siis ütleb mulle, et kuule, lähme siit läbi, et üks lahe selline nagu kohviku moodi. Ja astume sinna sisse ja see on niisugune pagaritöökoda, kus valmistati täpselt neid juustusaiu, mida minu vanaema mulle kunagi väiksena tegi ja see oli nagu siuksed lõhnad ja nii hea ja siis ta kohe võttis sealt mõned ja hästi rõõmsad inimesed olid kohe lahkelt pakkusid mulle ja siis me läksime edasi ja siis järgmiseks ma nägin ühte toredat seltskonda, mängisid seal mingeid lahedaid mänge, ühesõnaga taevas oli kõik nii lõbus, nii rahulik, nii ilus ja seal oli nagu väga-väga kihvt. Ja siis järsku ma näen nagu vaatan, et üks meesterahvas seal käib sellise suure nagu selline savist astja, nagu selline vanaaegne, käib sellega ringi ja kallab inimestele peale seda niimoodi. Ja kõigile, kellele ta seda peale kallab, need saavad sellist nagu palsam voolab nende peale, siis nad saavad hästi rõõmu täis ja siis ta tuleb minu juurde ka ja paneb mulle ka seda pea peale. Ja siis ma tunnen ka sellist ülimat rõõmu ja rahu ja ja siis järsku, ma ei tea, vist Janno norsatas või midagi, mingi hääl käis ja siis mul hakkas kõik see pilt hakkab hägusema ja ma saan aru, et see polegi päris, et ja siis ma hakkasin nagu alla vajuma ja siis ma proovisin sealt niimoodi kinni hoida nagu, ei, ma ei taha siit ära minna, sest see oli nii imeline koht, et see on nagu see jääaja multikas tuli kohe meelde, kus üks orav ajas seda tammetõru, ka unes vist oli, ka niimoodi nägi seda tammetõru ja peaaegu oli kätte saamas ja siis ei saanud. Mul oli samasugune tunne. Ja siis ma tulin alla tagasi, aga huvitav oli see, et see õli või mida mulle isegi palsami moodi asi, mis nagu mulle peale pandi, et see jäi nagu mulle mitmeks nädalaks. Ma mäletan, see jäi minu üle. Ma käisin niimoodi tööl ringi, sellel ajal oli just tööl hästi raske, see oli see maskide kandmise aeg ja kuidagi siukene. Ja ma olin nagu nii rõõmus, et kuidagi nii hea on olla ja siuke, et jah, et see oli nagu see uni ja et need kaks asja, see esimene osa, siis see sõda on olnud ja aasta pärast oli täpselt need igasugused süüdistused, mingid vanad asjad. Et ja kuidagi püha vaim tuletas meelde, et räägi seda, et ma ei tea, kas ta tähendas seda ülesvõtmist või äraminemist siit, aga kuidagi, et saaks pilgud just sinna ülesse, et kus me päris kodu on. Et meie kodu ei ole siin maa peal ja me ei pea midagi kartma ju, eriti just praegusel ajal, kui on jutt sõdadest ja tegelikult me ei tea, palju meil on aega jäänud. Et meil on üks imeline paik valmistatud. Ma tean, kõik võib-olla ei usu seda juttu, aga mina usun, et tõesti, ja kui keegi, kes näeb seda täna ja ta ei tea veel, et on niisugune koht ja mõtleb, et siin ongi see elu praegult ja proovime siin kuidagi võimalikult hästi ühele poole saada, siis ei ole. Et see on nii ajutine, see on nii lühikene ja see ei ole võrreldagi sellega tegelikult, mis Jumal on meile valmis pannud, neile, kes teda usuvad. Ja siis üks tõsisem unenägu oli mul aasta tagasi. Ma siin kaalusin, kas ma seda räägin, aga tõesti me ei tea, palju meil on aega jäänud, et ma ikkagi räägin ära ja et seda ei pea keegi võtma vastu, kui ei taha, aga see on tegelikult väga kõnekas, et ma nägin, et ma olin sellises taevases ooteruumis, kus oli, ütleme selline suurem tuba kui siin muidugi, aga seal oli hästi palju inimesi ja kõik nad olid siis sinna kokku tulnud ja kõik ootasid Jumala ette astumist. Ma sain seal unenas aru. Mina olin seal kuskil niimoodi nagu pealtvaatajana mulle näidati seda ruumi. Ja seal oli igasuguseid inimesi.
mõned olid siis tuttavad, keda ma nägin. Aga ma sain seal kohe aru, et hästi oluline on, et kõigil oleksid valged rüüd seljas. Et seal olid inimesed valgete riietega, aga osadel olid niimoodi, et olid näiteks alumine osa valge, ülemine osa oli hall. Selliseid nägin. Ja osad olid seal täiesti tavaliste riietega ja olid sellised kummalised inimesed. Nad olid kuidagi nagu moondunud. Nad ei olnudki nagu enam nii inimeste moodi ja nad käisid seal niimoodi hästi silmad maas. Neil oli nagu hästi häbi seal olla. Ja neil ei olnud valgeid riideid seljas. Ja siis ühel hetkel läks uks lahti. Ja see uks nagu sealt tuli siis selline, nagu sealt tõmmati kõik need inimesed välja. Nagu vaakumiga, kellel ei olnud siis valgeid riideid. Ja see oli väga hirmus. Ma niimoodi hakkasin seal nutma, sest ma nägin, et ei olnud mingit lootust enam. Ja siis märkasin üles. Ja mul tuli nii suur valu kõikide nende suhtes, kes ei tunne veel Jumalat. Ma ei olnud selle peale nii tõsiselt ise ka mõelnud, et mis saab nendest inimestest. Iga päev sureb inimesi. Iga päev sureb inimesi, kes ei tunne Jeesust. Ja siis ma mõtlesin, need valged riided, et teame, et see tähendab puhtust. See on Kristuse pruut, eks ole. Me oleme minemas talle pulma, me oleme tema pruut, kes me ootame teda, kes me oleme lepitatud, kes me usume Jeesusesse. Sest Jeesus on meid puhtaks pestnud. Jeesus on meid teinud kõlbavaks. Ainult tema. Ainult tema saab anda meile need valged riided. Ja veel, ma lugesin täna ühte imelist kohta. See on Johannese 17 peatükk. Ja ma väga soovitan seda lugeda. Ma lugesin seda kohe täna mitu korda. Ma lugesin ühe korra läbi ja siis ma sain aru, et see on nii sügav. Ja siis ma lugesin teist korda läbi ja siis ma lugesin veel kolmandat korda läbi. Nii et ma annaks teile kõigile selle koduseks ülesandeks. Lugege läbi Johannese 17. See on Jeesuse palve. Mida Jeesus palvetas siis enne, kui ta läks ja teda hakati kinni võtma. Ta oli siis ära öelnud ka oma viimased sõnad oma jüngritele. Ja ma loen selle terve selle peatüki. Seda rääkis Jeesus ja tõstis oma silmad taeva poole ning ütles, Isa, tund on tulnud, austa oma poega, et ka poeg austaks sind. Nagu sa oled temale andnud meelevalla kõige liha üle, et ta annaks igavese elu kõigile, kelled sina oled temale andnud. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind austanud maa peal, ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled andnud mulle teha. Ja nüüd austa mind, sina Isa, enese juures selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemasolu. Mina olen sinu nime ilmutanud inimestele, kelled sa mulle oled andnud maailmast. Nemad olid sinu omad ja sina andsid nad mulle. Ja nad on pidanud sinu sõna. Nüüd nad teavad, et kõik, mis sina mulle oled andnud, on sinult. Sest need sõnad, mis andsid mulle, olen ma andnud neile ja nemad on vastu võtnud ja teavad, et ma tõesti olen lähtunud sinu juurest. Ja nemad on uskunud, et sina oled mind läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, kelled sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Ja kõik, mis on minu oma, on sinu. Ja mis on sinu oma, on minu ja nendes ma olen austatud.
ja ma ei ole edaspidi enam maailmas, aga nemad on maailmas ja mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sa oled mulle andnud, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie. Kui ma olin ühes nendega, hoidsin ma neid sinu nimes, mille sa oled mulle andnud ja ma hoidsin neid ning ükski neist ei ole kadunud, kui ainult kadumise poeg, et kiri täide läheks. Aga nüüd ma tulen sinu juurde ja räägin seda maailmas, et minu rõõm neil oleks täieline neis enestes. Mina olen neile andnud sinu sõna ja maailm vihkab neid, sest nad ei ole maailmast, nõnda nagu mina ei ole maailmast. Mina ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest. Nad ei ole maailmast, nõnda nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões. Sinu sõna on tõde. Otse kui sina oled mind läkitanud maailma, nõnda minagi olen nad läkitanud maailma. Ja mina pühitsen iseennast nende eest, et nemadki oleksid pühitsetud tõe sees. Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Mina nendes, sina minus, et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et sina oled mind läkitanud ja oled armastanud neid. Nõnda nagu sa mind oled armastanud. Isa, ma tahan, et kus mina olen, ka nemad oleksid minu juures, kelled sa mulle oled andnud. Et nad näeksid minu auhiilgust, mille sa mulle oled andnud, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Õige Isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tunnen sind ja need on hakanud tundma, et sina oled mind läkitanud. Ja ma olen neile andnud teada sinu nime ja annan seda teada selleks, et armastus, millega sa mind oled armastanud, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Vau, see on nii sügav, et halleluuja, tõesti, et palun, et me kõik saaks ilmutuse sellest. Et mida Jeesus tegelikult tuli tooma siia maailma. Milleks ta tuli ja kes ta on meie jaoks. Minu arust kõige hirmsam koht piiblis ongi see koht, kus öeldakse, et issand, kas me ei ole sinu nimel teinud seda, teist ja kolmandat. Ja siis issand ütleb, et ma ei tunne teid. Et küsisingi Jumal, et mis see on see, et kuidas me saame siis niimoodi tunda, et mis on see saladus, et me oleme sinu omad, et me usume sind ju kõik, me teeme ja tahame teha sulle kõike seda, mida sa oma sõnas oled öelnud, et me teeksime, aga Jumal ütles, et kõige tähtsam ja mis sellest Johannesest tuleb ka välja, see 17, et see on nii selline lähedane asi ja selline üks olemine Jeesusega, mida ta meilt ootab ja praegusel ajal just, et me tunneks teda, et me teaksime, et me oleme tema omad. Ja kust me seda teame, et siis, et nii-öelda, et meil on need valged riided ja meil on asjad hästi. Et see saladus ongi selles, nagu Heidi Baker kuskil ütles, et saladus on salajases paigas. Et see, kui sa veedad aega minuga, oled minuga koos, räägid minuga, oled, et see on kõige tähtsam asi. Sest Jumal saatis meile püha vaimu, õige Raine. Püha vaimu kaudu me saame kuulda tema häält. Ja püha vaim tunnistab meile seda, et me kuuleme tema häält ja üks minu arust kõige siuksem iseloomulikum, kuidas mina tunnen seda, et kas on hästi asjad Jumalaga või ei ole, kas mul on rõõm, kas mul on rahu, vaatamata olukordadele.
et see on see, mida maailm ei anna, mida ei saa anda. Isegi kui kõik olukorrad on väga hästi, siis sul ikkagi seda ei pruugi sees olla. Nii et kallid, igaüks saab seda ise katsuda läbi ja see ongi hea, et me ei pea kellelegi ütlema midagi, vaid et see koht on meil igal ühel läbi katsuda ennast. Halleluuja. Ja tõesti kurvastab väga see, kui palju riidu ja kui palju pahandamist on tema lastel omavahel. Jumal ei taha, et me oleme üks perekond, et lapsed omavahel kaklevad või kuidagi on. Võistlevad, kogudused omavahel ei peaks võistlema, usklikud õed-vennad ei peaks võistlema omavahel. Me oleme üks perekond. Isa armastab meid. Ta nii väga armastab meid, et ta andis oma poja. Kui me sellest aru saame, et religioon räägib seda, mida me peaks talle tegema. Aga mida Jumal ootab, on see, et me saaks aru, et me usuks seda, mida tema on teinud, võtaks vastu selle. Et see on usklikuks olemise kõige tähtsam sisu, et me usuks, mida tema on teinud meile. Et ta on meid toonud tagasi perekond. Me olime kadunud, me olime kaugele ära, me olime oma radadel, aga tema tõi meid tagasi. Tema näitas teed isa juurde, isa koju. Halleluuja. Amen, Jumal on nii hea. Amen.